Meil on igal aastal kuskil 200 000 väärteomenetlust Eestis, nendest umbes 150 000 puudutab liikluses toimuvat. Kui seni võtab üks väärteomenetlus aega ligi 45 minutit, see märkimisväärne aeg kulutatakse ka juhul, kui isikud on nõus oma üleastumist õigusrikkumistega, siis edaspidi nende muudatuste heakskiitmisel on võimalik siis võtta videosalvestis kui väga oluline tõend arvesse ja asendada siis suur hulk erinevaid protokolle, mis vormistatakse ja mille peale kulutatakse märkimisväärselt ka paberit, asendada see videosalvestisega. Kui me võtame näiteks väärteomenetlustes siis erinevad etapid, seal on umbes 4 etappi, nendest 3 protokollid on võimalik videomaterjaliga asendada. Ja see tähendab ressursi mõttes seda, et me vähendame ligikaudu poole võrra siis ühe väärteomenetluse läbiviimise aega, see on siis 45 minutit umbes 20-25 minutini. See tähendab aasta lõikes ligi 30 ametniku siis aastapalka, 60, me oleme arvestanud umbes 60-70 000 töötunni säästmist ja me saame selle suunata korrakaitsesse, peamiselt siis liiklusjärelevalvesse, ehk me tõstame selle muudatusega korrakaitse mahtusid Eestis, eelkõige ka liiklusjärelevalve mahtusid ja sellest kindlasti võidab kogu ühiskond. Nüüd on võimalik nii see, mis toimub siis õigusrikkumisega seonduvalt, ehk siis näiteks kiirusületamine ise videomaterjaliga tõendada, kui ka tõendada siis need ütlused, mida annab nii politseinik kui ka inimene selle menetluse raames. Ja me loodame, et see väärteomenetluste muudatus siis parlamendis kiidetakse heaks selle aasta juuniks. See tähendab, et aasta teisest poolest saame me juba seda rakendada. Täna on pea 100 politseipatrulliautot siis juba videosalvestuse võimalusega kaetud. Me seda sellel aastal ka suurendame, mis tähendab, et tehniline valmisolek on olemas. Nii et me tegelikult ootame seda muudatust just nimelt selleks, et siis tõesti ühelt poolt kvaliteeti tõsta, sest teatavasti üks pilt tõendab oluliselt enam kui 1000 sõna